Türil. Ja sadasime ühte elamisse sisse ja me plaanisime seda teha hoopis mingis kohvikus ja selgus, et Eestis on niisugune tore linn nagu Paide ja Paide linnas laupäeva hommikul ei ole avatud kohvikuid. Ja siis selgus, et Türil pidi olemegi, ütlesid ka, et kohvikuid on rohkem kui Paides, aga me hoopis sadasime siis selle pundiga ühte elamisse sisse. Üks siis, kes on nõupidamise osalised, tulge, et lähme minu ema juurde. Et seal on nagu maja ja siis perenaine seal vabandas, et näed, et ma teedsin mul kodukontorist ja tööd, et ma loodan, et ei sega. Meie muidugi vabandasid, me sisse sadasime. Siis me küsisin, et mis sa siin teed siis, mis tööd. Siis ta ütles, et ei, et ma siin nagu oma lõpuks teen raamatupidamist. Mõtlesin, oma lõpuks või nagu õigemini maandamiseks teen raamatupidamist. Närvide rahustamiseks. Mõtlesin, et vau, et mis nüüd on. Et kui ma tahan närvi minna, siis ma hakkan raamatupidamisega tegelema. Ja üldiselt ma ei taha närvi minna ja ma hoian sellest hästi kaugele eemale. Et mulle meeldib raha saada, aga mulle ei meeldi vaadata, kui palju kui makse maksma ja ma ei oska seda kõike teha. Ühesõnaga, inimene teeb närvide rahustuseks ja raamatupidamist. Ja ma küsin, et aga millega sa siis tegeled? Ütlesin, et ma olen jurist. Ütlesin, okei. Ja ütlesin, et jah, et ma olen spetsialiseerunud koduvägivallale. Üle 20 aasta tegelenud. Siis ma sain aru, et miks on närvide rahustamine. Siis ma küsin, kuidas sa ennast maandad? Ja siis ütled, et kui Jumalat ei oleks, siis ma ei tuleks sellega toime. Et just see, et mul paljud kolleegid on läbi põlenud või läbi põlemise äärel. Et see on ikka asi. Et see oli kuidagi tegi väga alandlikuks, sest mõnikord me mõtleme, et meil on siin mingid suured võitlused, aga tegelikult kui su töö on selline, et sa oled igapäevaselt, näed mingisugust elu teist külge, mida sa ei taha, et oleks olemas üldsegi. Ja sa tegeled sellega ja seal on inimesed ja seal on lapsed ja teistpidi mõtlesin, et see on jälle suur asi, et on kristlasi ka, kes lisaks sellele, et nad peavad leidma mingid juriidilised, lahendama mingid asju, aga võimekus palvetada nende inimeste eest. Alati võib-olla ei saa koos nende inimestega palvetada, aga sa saad nende eest palvetada. Nii et see on ka võib-olla üks koht, mille peale mõelda, et ka sinu professionaalne teenimine või tegevus võib olla tegelikult Jumala teenimine. Kuid see oli lihtsalt selline kilb, mis ma tahtsin jagada eilsest päevast. Loen teile täna hoopis Efesuse kirjast, Pauluse kirjast Efeslastele 3. peatükis, salmi 14-21. Ja siin Paulus kirjutab sedasi. Sellepärast ma põlvitan isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime. Et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema vaimu läbi tugevaks, seesmise inimese poolest. Et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning et te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses. Et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laiuse, pikkus ja sügavus ja kõrgus ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse. Et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. Aga Jumalale, kes meist tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni. Aamen. Paulus seda kohta, seda lõiku siin alustab sellest, et ta räägib oma põlvitan isa ees, Jumala ees, kes on andnud igale suguvõsale nime nii taevas kui maa peal. Tohutu selline majesteetlik lähenemine. Ja jällegi, et me elame vabariigis ja meie jaoks president või peaminister, me saame aru, et parimal juhul nad on ametnikud, kes väärivad suurt lugupidamist, aga nendega on see tore asi, et me teame, et me saame alati ära valida, ümber valida. Ja seega me teame, et poliitikud on vähemalt teatud tsüklis elavad, nad kogu aeg nagu natukene varvaste peal kõnnivad, sest hakatakse valima. Ja seetõttu võib-olla meil see kujutlus sellest majesteedist, keegi, kelle käes on kogu võim,
kelle käes on kogu autoriteet, kelle ainuüksi tema nägemine on mingi selline sündmus, mida sa ei suuda unustada. Kui ma õigesti mäletan, siis oli vist saksa filosoof Hegel see, kelle üheks olulisemaks või tema enda jaoks murdepunktiks või selliseks tähtsaks sündmuseks oli see, kui ta nägi elusat Napoleon Bonaparte. Ta oli ta näinud. Saad aru, see oli asi, mis inimest mõjutas terve elu. Ma nägin teda. Mul on ühe korra juhtusin, kunagi Tallinnas töötasin ja lõunapausi võtsin ja ma ei tea, miks ma läksin Raekoja platsile. Ja Raekoja platsil on rahvast täis. Ja mida ma ei teadnud, et selle päeval oli Lennart Meri sünnipäev. Ja Lennart Meri tuli sinna. See oli midagi täiesti. Ma mõtlesin, kas tõesti on eestlased niimoodi või. Ja oligi Raekoja plats rahvast täis. Ma just mäletan, keegi vanem inimene andis talle mingi korvide jõunu või midagi. Mingi selline. Aga ma ei saaks öelda, et see oleks minu kõige suurem elusündmus olnud. See oli tore asi, oli põnev asi, mida näha. Aga see ei olnud midagi sellist. Kuid see, kuidas Paulus kirjeldab Jumalat ja see on midagi, mis ka meil võib-olla, kui me mõtleme Jumalast, me mõnikord unustame ära, et meil on see tunne, et Jumal on selline semu, jõu. Ja mõnikord Jumal ka tuleb meile sellise semuna. Ütleb, okei, jõu, et kuidas läheb siis jõu. Aga selle juures on see, et Jumal on ka suverään. Keegi, kes ei ole selline käpiknapp kui Jumal, millest me oleme rääkinud. Me teame praegu, vähemalt osa Eesti meedia peale aastavahetust oli üsna elevil ühest Eesti televisioonis olnud ühest mingist saatest, nimi Nukuvalitsus, ja kus olid siis mingid need pehmed karvased stiilis nukud ja siis öeldi, et see on väga kehvasti tehtud näidet, et ei olnud väga hea. Ja mõnikord meil Jumalast võib olla ka kujutsetus, et Jumal on selline midagi turvalist, aga Jumal seda kindlasti ei ole. Jumal kindlasti ei ole. Meie Jumal ei ole turvaline Jumal. Selles mõttes, et ta ei ole selline, nagu meie ette kujutame või selline, nagu meie tahame, et ta oleks. Ja Paulus ütleb, ma põlvitan tema ees. Ja see on midagi, mis on ka see koht, kus kui me mõtleme Jumalast, siis see on võib-olla üks asi, mida me peame mõtlema, et ühel või teisel hetkel ma pean Jumala ette tulema ja ma pean tema eest põlvitama. Ma pean päriselt tema eest põlvitama. Ma pean maha panema kõik, mis mul on. Ma pean ütlema, et mul on mis mul on minu tiitel, mis ma olen elus saavutanud, minu anded, minu oskused, minu lapsed, minu perekond, ma ei tea, minu suurepärane naeratus või tervis. Aga ühel hetkel ma pean selle kõik maha panema ja põlvitama Jumala eest. Kuid see, mida Paulus, ta alustab selliselt majesteetlikult, aga ta sealt edasi, ta läheb ja ma arvan, mis on ka meile oluline, ta räägib, et ma palvetan Jumala eest, et ta teile oma kirkust mööda annaks väge saada tema vaimu läbi tugevaks sisemise inimese poolest. Me teame seda, et kuidas me saame aru teistest inimestest. On see, et me näeme teisi. No ma näen teid, ma saan aru, et olete siin olemas. Ma ei pea ette kujutama, et olete siin olemas kuskil. Ja see füüsiline kontakt on see asi, millega me saame aru, et meil on füüsiline keha. Ja mina olen hästi kehva inimeste tundja. Hästi kehva. Ma vaatan inimese otsa, kui ta naeratab ja on puhas, siis ma arvan, et ta on tore, et siis on hea inimene. Üldiselt on siuke armast. Ja kui hambad ka suus on, siis on päris hästi. Tore inimene. Aga mõned, ma tean inimesi, kes on üsna head inimese tundjad, kes vaatavad inimese otsa, et kuule, see on küll mingi veider tegelikult. Isegi kui ta on pestud ja kammitud ja hammastega, kõik on hästi. Ja ma tean, et mul on selline teema, kus ma pean aega võitlema ja Jumal on mind ka alandlikuks teinud, kus on inimesed, kelle ma vaatan peale, ütlen, et tema viimane pesupäev jäi kuude taha ja riidet ammu pole vahetanud ja üleüldse toitub ta ütleb, et inimene, kes toitub, ta toitub õhust ja armastusest, mis tähendab peamiselt alkoholist. Siis ma ütlen, et see inimene, ma ei taha tegemist teha. Ja pärast võib selguda, et ta on väga oluline, väga tähtis millegi mõttes. Mis olen kunagi rääkinud seda lugu, kuidas ma sõitsin Pärnus seal Martensi väljakule, parkisin auto sinna Rimi ette ja mul ei ole Rimi poodi minna. Ja siis ma parkisin sinna, kus seal Rimi ees on niisugune pink ja seal vaatasin, et kaks sellist õlist venda istuvad niimoodi juba. Seal on pudel lahti tehtud ja on niisugused pilgud on natukene seal ähmased ja siis mõtlesin, et on sellised vennad.
aga meil oli ikka talvine aeg ka. Ja siis ma läksin poodi, tulin tagasi, nad istusid ikka seal. Siis ma hakkasin autoga ära sõitma ja auto oli, see nii libert, ei saanud koha pealt ära. Siis mõtlesin, on väga nõme olukord. Ja siis need vennad, kuule, kas me võime aidata? Ja siis mõtlesin, vaata, et ma olin selline ülekohtune. Kuid mis ma tahan seda öelda, et ühelt poolt on see, et meil on keha, meil on väline pool, mille järgi me tunneme kõik ära ja selle kehaga on selles mõttes tore äge asi, et seda keha annab tuunida. Seda keha annab niimoodi tuunida, et meil on väga lihtne üsna väikse vaevaga ära petta ka. Meil on väga lihtne luua fassaad iseendast, pilt endast, ikoon endast, kujutlus iseendast, et kui ma tahan kellegile jätta mulje, et mul on väga hästi või väga halvasti, siis selleks ei pea väga palju vaeva nägema. Ja selle mõttes niisugused koguduse laagrid ja sellised kokkusaamised on, või õhtusöögid või koos aja veetmis on head kohad, on see koht, kus kui meil tekib usaldus teise inimese vastu, siis meil üheks usalduse tunnuseks on see, et me oleme võimelised seda maski iseendalt maha võtma. Ma tahan näidata, et võib-olla mul ei lähegi nii halvasti, kui sa arvad. See on üks asi, mida ma olen viimane aasta õppinud ja kui ei küsib, kuidas läheb, siis ma ei hakka rääkima, kui raske mul on, vaid ma olen öelnud, et põhiasjad on paigas, mul on hästi. Mul on poeg, mul on naine, mul on kodu, mul on kõht täis, mul on tööd, mida teha ja põhimõtteliselt on hästi. Kogudus on ka väga päris okei. Et on selline. Kuid Paulus siin räägib seda, et lisaks sellele, et on inimene, see väline inimene, on olemas ka sisemine inimene. Ehk meie hing. Ja hingega on see keeruline lugu natukene, et seda tuunida on mõnikord päris keeruline. Aga hing on ka see, mis tõeliselt tegelikult paistab välja. Mis paistab välja rohkem, kui me oskame seda arvata. Me võime olla ennast parimal võimalikul viisil välimiselt ära tuunida, aga kui hing on katki ja tühi, siis see paistab välja. Ja meil võib olla elus puudu kõik asjad, isegi hambad, isegi puhtad riided, isegi võimalus ennast pesta. Aga kui hing on korras, siis ka see paistab välja. Ja Paulus ütleb seda, ta palvetab, ma palvetan selle eest, et Jumal enda kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest. Filosoofias väga palju on üks arutlusvaldkond, mille nimi, see üks probleem, millega tegeletakse, selle nimi on body-mind probleem. Kuidas keha ja hing omavahel, mis suhtes nad on, või keha ja vaim. See on väga keeruline, me ei hakkagi siin lahendama. Aga igal me näeme, et teatud protsessid mõjuvad täiesti erinevalt. Aeg mõjub meie kehale laastavalt. Või mingi maanik mõjub väga hästi, küpsetab, toredamaks ja mingi hetk hakkab see, kus kõik meie keharakud või meie taha ütleb, et vau, et jube palju aastaid ja kõik need, et enam ei taha. Samas näiteks hingega on selline asi, et hingel on ajas rändamine väga võimalik. Oma mälestustes, oma mõtetes me võime liikuma ajas tagasi. Me võime peatada mingi hetke, süveneda sellesse hetke, mõtiskleda selle üle. Ja meie hingeprotsessid on palju teistsugusemad kui meie kehaprotsessid. Ja niimoodi me ütleme, et mõnikord mõni inimene, kes on vana ja me ütleme, et ta on väga noor oma hoiakult, oma mõtteviisid ja me võime näha mõnda suhteliselt noort inimest ja me ütleme, et ta on juba oma elu ära elanud. Tal ei ole mingit rõõmu elust, ta ei oska rõõmu tunda. Kuid see, millest apostelpärat räägib, on see, et me saaksime just tugevaks sisemise inimese poolest. Et kristlane peaks olema sisemise inimese poolest saanud tugevaks. Ja see hing on see osa, kui me kasutame näiteks sellist sõna nagu mina, siis seostub selle osaga, et ka see mina oleks tugev. Ma ei räägi siin mingist egoismist praegu, et see on mina keskne, aga see, kui ma mõtlen iseendast, siis esmalt ma mõtlen iseendast, või teie puhul ei tea, aga mina mõtlen iseendast mitte läbi enda keha. Ma küll näen oma keha, tavaliselt ma oma sõrmi näen, kui ma midagi teen. Ja siis mõnikord, nüüd juba on hästi hakka minema, näen varbaid ka juba ülevalt alla päris hästi.
aga rohkem ma väga palju oma kehaga niimoodi kokku ei puutu, siis mõnikord need episoodid peegliga, mul oli wow, kus see oli. Et eriti siis, kui ma olen ära unustanud, et ma olen enda kehaga näiteks selle karvad eemaldanud ja siis on see peegliehmatus. Aga kui ma iseendast mõtlen, siis ma saan iseendast kohe aru, et see olen mina. Nüüd me teame, et inimkonna selliseks suureks unistuseks on see, et jääda nooreks, igavese nooruse saladus, peatada vananemine. Kuid ja me näeme, et terve meie läänelik kultuur tegeleb sellega. See on väga aktuaalne. Kuidas püsida noor, kuidas püsida aktuaalne, kuidas olla pildiks ja see on midagi, mis ühel hetkel võib hakata väga kurnama. Ühel hetkel saad aru, see on mingi võistlus, millega ma ei suuda kunagi sammu pidadagi. Kristlik usk paneb prioriteediks hoopis hinge säilitamise. Kristlik usk ei ütle seda, et su keha on halb ja madal ja et sellega peaks tegelema. Loomulikult tuleb oma keha eest hoolt kanda, kui lugeda Paulusi kirjusi, kui lugeda Vana Testamenti. Seal on terve rida igasuguseid väga häid mõtteid ja soovitusi, mida süüa näiteks. Väga igasugused, kui keegi on toitumisfänn, siis võiks, ma ei tea, Anette seal tegeleda. Sa hakkad Vanas Testamendis pihta ja loe kõik need toitumissoovitused läbi. Päris ägedaid dieete on võimalik kokku ajada. Tervislikke, mõnuseid on ja kui keegi tahab sellist tõelist niisugust fitness dieeti, siis võite võtta selle Risti Johannese dieedi, mesi ja need roodirtsud. On ju, väga hea need toitumised. Väga palju ette kirjutasid, kuidas tuleb keha pesta, millal pesta. Väga, ühesõnaga, üldse ei ütle, et keha on halb, madal midagi. See ei ole. Aga see, mida kristlik usk ütleb, et prioriteediks peaks olema inimese hinge säilitamine. Sest mis kasu on sellest, kui ma võidan kogu maailma rikkused, varanduse, kuulsuse, tuntuse, lugupidamise, maine, aga ma kaotan oma hinge. Mis kasu sellest on? Nii nagu ma rääkisin nendest inimestest, kes teevad kurja, meil mõnikord on just eriti see raske, et kuidas on võimalik, et mõni inimene, kes on tõeline lurjus, käitub lurjusena, võib-olla ta ise ei ole lurjus, ta käitub lurjusena, ja tal on kõik nagu olemas. Ja samas on mõni inimene, kelle kohta ütleb, ta on hea, tubli inimene, kes ei tea täpselt, kuidas ta iga kuu otsaga täpselt kokku tuleb. Kuidas see pildid ei lähe nagu kokku oma vahel, peaks olema nagu teistpidi. Siis sellisel juhul võibki olla see, et see inimene, kes teeb kurja, tema jaoks tegelikult see kõige suurem karistus, mida ta isegi mõista, ongi see, et ta hing on juba tühi. Nii et see on kõige kurvem asi, mis võib juhtuda, kõige suurem karistus, kõige hullem asi, et me hing jääb tühjaks, et me hing on katki, hing on murtud. Nii et Paulus ütleb, et kristlastena me peaksime eelkõige olema saanud tugevaks sisemise inimese poolest, sest sellega me suudame vastu seista kurjale. Sellega me suudame andestada neile, kes meile andeks teevad. Sellega me suudame aidata neid, kes abi vajavad. Ning see tugevus aitab meil ka, nii nagu Paulus ütleb, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius, pikkus, sügavus ja kõrgus. Ja vaadake, see, mõnikord küsitakse, et mis on inimese elu mõte või eesmärk. Ma ei tea, kas teile meeldib kuulata podcast'e. Mulle meeldib väga podcast'e kuulata, ma olen seda vist öelnud ka. Ja ma hakkasin kuulama ühte sellist podcast'i, ma tean nüüd, et osad võib-olla teist sisemis natuke minestavad ja ütlevad, kas kogu see vastus võib üldse sellist kuulata. Aga on üks podcast, mis ma arvan, on väga hästi tehtud. Ma ei saa kõike saateid ei viitsi kuulata, ei kuula, aga mul on mõned inimesed, kes mind huvitavad, ma olen kuulanud, on selline podcast nagu Eesti ESO. Selline podcast on olemas. Kõlab väga niimoodi spookilt. Aga seal on tehtud väga häid, see saatejuht oskab väga hästi küsida. Seal on näiteks Urmas Viilmaga tehtud väga põnev saade ja seal mõned inimesed, kes mind huvitavad, kuidagi ta need inimesed kätte saanud. Ja sealt alati küsib, et mis on sinu arvates elu mõte. Igalt küsib inimesed. Ja need on hästi põnevaid vastuseid. Igasuguseid. Mõned vastused võib-olla ajad mind muigama, mingitega olen nõus, mingitega mitte. Ja kui minu käest seal keegi küsi, siis okei, ma lihtsalt kuulan. Aga üks
asi ka kristlastena, me võime küsida, mis siis on selle asja mõte, mis on minu elu eesmärk, mis on selle kõige asja mõte ja vaadake, Paulus ütleb see, mis on see mõte praegu. Et te koos kõigi pühadega suudaksite tunnetada, milline on armastuse laius, pikkus, sügavus ja kõrgus. Et õppida armastama, õppida, mis on armastus tegelikult. See on Kristuse tuum, see on meie usu tuum, kese sisus on kõige olulisem asi. Et see on midagi, mida sa saad kogu aeg õppida, millest saad järjest edasi kasvada, saad järjest sügavale minna ja sa ei saa öelda kunagi, et ma olen armastuses jõudnud lõppu. Nüüd ma täpselt tean, milline on armastus. Mida tähendab tõeliselt armastada? Me seda mitte kunagi siin elus ei jõua kätte tunnetada. Aga see on kõige, võiks öelda, et see on kõige alus, kõige fundamentaalsem, kõige sügavam, kõige olulisem asi, sest sellele rajaneb kõik. Kui te loete Pauluse kirja, 1. Korintuse kirja 13. peatükki, siis see, kuidas ta räägib armastusest, see armastuse ülemlaul, et see on niivõrd võimas tekst, aga see on ka nii võimas sisu, kus ta ütleb, et kõik muud asjad, ka mõnikord ka koguduses me võime tahta mingisugused asjad tõsta, öelda, et meil on kõige olulisem, ma ei tea, võiks olema hea jutlus. Et kui jutlused on head, kui me timmime jutlused parimaks ja kui me leiame siia kõige paremad jutlustajad ja kui me ma tean, et mõned kogudused on teinud seda, see on lihtsalt väike vihje meie kogudusele, et on näiteks pastorile tehtud kohustuseks, et ta peab, see oli vist, Rootsis oli üks kogudus, kunagi, neil oli pastor, see oli üks Rootsis väike kogudus, neil oli pastor, keda kogudus väga armastas, kes pidas väga halbi jutlusi. Aga ta oli väga armas inimene. Ja see, mida nad tegid, et nad tegid siis sellise kohustuse pastorile, et pastor pidi iga kuu läbi lugema, vist oli 3 raamatut. Kusjuures pidi ka läbi lugema, seal oli mitte ainult nagu vaimulike raamatuid, vaid seal ka nagu, et igasugused juhtimisalased ja niisugused asjad ja kõik sellised, aga mingid tippteosed ja talle võimaldati aega selleks ja talle ka maksti ka, et ta võtab aega. Ja tulemus oli see, et jutlused kasvasid väga heaks. Tõesti, sest hea tekst, hea kõne sünnib siis, kui sul on hea sõnavara, sa oled suurem silmaringiga, kõik see sinna. Võime mõelda, et et kui me teeme mingisuguse valdkonna ajame kõige paremaks, et me tuunime ära meie Jumala teenistuse. Me teeme kõige parema performance'iga Jumala teenistuse. Mis tegelikult on ka väga hea plaan, see ei ole üldse halb plaan. Et meil on täpselt kirja pandud ajakava, meil on täpselt teada, kes millal sisse tuleb, välja läheb, milline nali tuleb, millal tuleb muusika peale, millal tuled peale, millal Taavi tõuseb püsti, millal Kairi kulgeb siia ettepoole, millal, ma ei tea, keegi teeb midagi, et me täpselt teame. Me võime mõelda, et kõige olulisem on teha maailma parimat pühapäevakooli või et pakkuda kõige paremat kirikukohvi või et meil on kõige tähtsam on see, et me koguduses oleks prohvetlik kõnelemine, tervenemine, keeltest palvetama, kõik need asjad. Ja Paulus ütleb, et see kõik on poolik. Ainult armastus on täiuslik. Armastus on täiuslik. Ja armastus ei ole siis see kristlikus käsitlus lihtsalt mingisugune tunne, mis tuleb kuidagi peale, siuke meeldiv, pehme, soft tunne, aga armastus on tegusõna, armastus on tegemine, armastus on see, et sa leiad ennast nendes olukordades, kus armastust läheb tõeliselt vaja ka. Sa oled selles olukorras, kus sa peadki armastama kedagi, kes on erakordselt ebameeldiv. Ja sa pead mõnikord armastama ka seda, kes on väga meeldiv. Ja see ei ole ka alati väga lihtne. Sest mõnikord oleks lihtsam olla väga meeldiv inimese suhtes kade. Kas teil on seda tunneta? Kui keegi on toredam kui mina, siis mul on küll mõnikord kade. Miks tema on nii tore? Tahaks ka nii tore olla. Parem oleks kadet seda. Aga armastada. Mõnikord on väga raske armastada inimest, kes on sul kõige lähemal. Sest sa tahad, et ta oleks veelgi parem. Ja siis mõtled, et kuidas ta mulle niimoodi ütleb, abikaasat, last, vanemat, sõpra. Aga see on tegelikult selle meie usu kõige asi. Kui mingi muu asi saab olulisemaks, siis on see koht, kus peaks ütlema stopp, kuule. Kerime nüüd natukene tagasi. Sest muude asjadega on võimalik lõhkuda, laiali ajada, tülli ajada. See on väga lihtne. Ükstapuha, mis muu teemaga koguduses on võimalik kogudus ajada pooleks, lõhki inimesed tülli, solvuda ja siis läheb mingi aeg möödas mõtled, mille pärast see üldse oli, ma üldsegi ei teagi. Nii et
et selleks, et armastust õppida, tundma, selleks me peame, meie sisemine inimene peab olema kasvanud tugevaks. Meie sisemine inimene, meie hing peab saama tugevaks. Kuidas siis tugevaks saamine siis selle sisemise inimese poolest siis käib? Kõigepealt Paulus ütleb seda, et see on sellest, et me teame, et Kristus elab meie südames. Usu kaudu. Et Kristus usu kaudu elaks teie südames. Kristus usu kaudu elaks teie südames. See tähendab seda, et sa pead tõeliselt, sa pead päriselt uskuma seda. Sa pead usaldama seda. Isegi siis, kui sa ei tunne mitte midagi. Isegi siis, kui sa kuuled kellegi mingit põnevat kogemust ja mul seda kogemust ei ole. Kui ma sain kristlaseks, siis meie koguduses paljud, eriti noored kutid ja mõtlengi, me olime umbes Saamoli vanused ja me arvasid, et me oleme maailmas kõik asjad ära kogenud juba, kõik asjad ära teinud, me olime jube targad. Ma tean, mul üks sõber rääkis seda, et ta oli enne kristlaseks saamist oli ta oma isale öelnud, mingi 15 aastane umbes, et õigel mehel on igast linnast pruut olemas. Siuke tüübid, mingi 15-aastane tüüp on ütleb isa. Ta teab kõike juba. Me arvasime ka, siis tavaliselt, kui me olime kristlaseks saanud ja meil oli, kes ta midagi rääkinud, Jumal teinud, siis me kordamööda jooksime mikrofoni ette ja me rääkisime, et oi, et millist elu ma olin elanud, et oli nii palju joonud ja nii palju suitsetanud ja kes oli nii palju tüdrukutega olnud ja kes poistega ja kes mida teinud ja kes on peksnud ja kes oli varastanud ja niisugused põnevad lood ja siis lõpus, et siis ma sain kristlaseks, halleluja, aamen ja kõik. Siis ma mäletan, kuidas mõningad tüdrukud olid ütlesid niimoodi. Ma ei ole mitte midagi teinud elus. Mitte midagi. Ma ei ole ju joonud, ma ei ole purjus kunagi olnud, ma olen isegi suitsu proovinud. Ma olen kodust korralik laps olnud, tütar oma vanematele, ma olen isegi toad koristan ise ära ja mul ei olegi nagu midagi. Kas siis, Jumal. Teise inimese kogemus ei ole mitte kuidagi see, millega sa saad enda usku mõõta. Kristus usu kaudu elab teie südames. See, kui ma usaldan, et ma olen Jumala oma, isegi siis, kui mu kogemused või mu tunded ütlevad midagi teist, isegi siis, kui keegi ütleb mulle, näitab näpuga, ütleb, et selline ei saa kristlane olla või sellised te kristlased kõik olete. Ma olen seda väga palju kuulnud. Küll on niimoodi, et kuidagi ma läinud, ma olen enda kohta pole väga kuulnud, aga ma olen kuulnud seda, et mulle on öeldud, et kuule, sina oled normaalne mees, aga need teised kristlased on sellised. Ma ei tea, miks see niimoodi on läinud on ja siis ma mõtlen, et kas tõesti, et võib-olla selle taga on hoopis mingisugune muu põhjus. Kuid see on see, millega, mis on nagu, kui me räägime, et me saame õppida tundma armastust, siis see esimene alus on see, et me teame, et Kristus elab usu kaudu meie südames, et me oleme päästetud, et ma olen Jumala oma ja see on midagi, mida mitte keegi ei saa mult ära võtta, mida kuri ei saa röövida, mida ei saa välja kuidagi petta minust, kui ma ise sellest lahti ei lase ainult. Ja siis Paulus ütleb, teine asi on see, et peab olema juurdunud ja kinnitatud armastuses. Sest Kristus armastus ületab iga tunnetuse. Sellest on see, millest tegelikult tuleb alustada. Mul on siin praegu olnud toredaid kohtumisi, meil on siin mõned inimesed käinud õhtu söömas ja siis on üks selline, ma nimesi ei nimeta, aga on selline üks huvitav probleem, mis minu jaoks ei ole üldse nagu mingi probleem, aga siis saad aru, et võib-olla näiteks, et kõva häälega palvetamine on ikka veider asi. Seda natuke nagu teha. Ja kui sa oled olnud ka nüüd ma olen vist üle 30 aastat kristlane juba, see tundub tõesti väga kammu. Üle poole elu on kristlane olnud. Siis tundub muidugi, et see on ikka okei asi, mida teha. See on ikka lihtne, ma isegi ei mõtle selle peale. Ja tegelikult võiks ütlema, et see on okei, kui sa ei oska kõva häälega palvetada, sa ei taha seda teha. Täitsa okei. Kui Kristuse armastus on su südames, siis see tõesti ei ole kõige olulisem asi. Kas sa kõva häälega palvetad või mitte? Või kuidas sa palvetad? Kas sa oskad ilusaid poeetiliselt palvetada? Või oskad selliselt väga tuliselt kõva häälega sa igat sõna rõhutad palvetada? Absoluutselt mitte ei ole see oluline. Ei ole, meie usuelu ei hakka siis pihta, siis nagu ma ütlesin, sellest me õpime õigesti jutlustama, õigesti kõnelema, õigesti kuidagi mingit
et me õpime selleks mingid huvitavad, põnevad viisid, kuidas me saame nagu vaimset maailma mõjutada. Isegi mitte see, et kui me püüame tungida selle vaimse maailma, mis meie avaneb selliste salapärastesse kihtidesse, mõned on sellised positiivsed ja mõned võivad olla ka väga tumedad ja negatiivsed. Kuid ilma Kristuse armastuseta on see poolik. Ilma Kristuse armastuseta on see poolik. Meil võivad olla kõik õiged sõnad, meil võivad olla kõik õiged jutlused, kui ma ei armasta Jumalat ja ma ei armasta inimest, siis minu õiged, targad, vaimulikult sügavad sõnad võivad osutuda kellegi jaoks hävinguks, purustavaks. Ja ma tean, et ma olen seda teinud. Mul on seda väga kahju, et ma olen seda reaalselt teinud, ma olen pannud inimesi paika ja öelnud mingit asja, mida arvatan tõde, ilma et ma neid armastaksin. Ilma et nemad mulle läheks kuidagi korda. Nii et ilma Kristuse armastuseta on see poolik. Me võime ennast siis ka vaimulikult ka ära kulutada sellega, et me otsime seda, mida mina saan teha Jumala nimel. Ja mõnikord ka kristlastena, et ma kogu aeg küsin, et Jumal, mida sina tahad, et ma teeksin või õigemini see, et Jumal, ma tahan midagi teha või ma hakkan midagi tegema ja siis sa jooksed kuskile kinni, sa tunned, et kõik mahlad on must välja võetud, midagi ei ole. Kuid see, millest me peaksime tegelikult alustama, on see, et me hakkaksime küsima, et Jumal, mida sina minus korda tahad saata. Meil on lihtsalt tegeleda mingite asjadega meist väljaspool. Aga me mõnikord ütleme, jätame selle osa ära, et Jumal, aga mida sa minust tahad korda saata? Mida sa minust tahad muuta? Ja kui me selle koha endas avame, kui me laseme Jumala oma hinge kallale tegelikult, siis ei ole vaja mingeid erilisi suuri tegusid, erilisi suuri sõnasid, kui juba see, mis Jumal meist teeb ja kes ta meis on, hakkab mõjuma palju olulisemat, palju suurema mõjuga, palju nähtavamat ja see mõju on ka kestev ja see mõju ulatub ka sellest elust üle igaviku piiri. Nii et see, võtame siis selle mõtte endaga kaasa, mida Paulus meile ütleb, et Jumal annaks väge saada tema vaimu läbi tugevaks sisemise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südames, et te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses. Ja et me suudaksime õppida tundma, mis on armastuse laius, pikkus ja sügavus ja kõrgus ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab iga tunnetuse. Et olgu Jumal meil siin abimeheks. Nii, kas meil oli see mõte, et kui on mingid veel ekstra palve soove, et siis me võime teha ka sellise eespalve või sellise